Ma ei tea. Me igatahes saime tasuta siia sisse ja tulime nüüd kunsti vaatama. Sellist tahaks koju endale. Mega. Kõik kommentaarid on mingi, ma võin ise ka sulle seda teha. Aga mulle täiega meeldib, see näeb väga vinge välja. Üldse siin see nurk on väga äge. See ka näiteks. Vaata, kui äge Madis. Kas need on müügiks? Palju ma maksma pean seal? Siis ütles selle kohta, et nagu tema oleks teinud, aga meil kodus tõesti on natuke sarnane sellele. Liftid on küll siin eelajaloolised. Nagu oleks lasame seal rühtud. Olime siia vetsu ja siis siin on jälle imetamise ruum nii-öelda, aga see imetamise ruum on lihtsalt see nurk siin. Aga noh, iseenesest on võimalik. Tegi meile sellised pirakad kaasa täna, näita. See eelmine muuseum, kus me käisime, oli veits mõttetu, aga tasuta sai. Ja nüüd tegelikult me tahtsime sinna kõrgele mäe otsa minna, aga ma ikka arvan, et sinna on mõistlik minna niimoodi, et me tuleme autoga linna ja siis lähme selle kõhukotiga. Siis jah, otsime praegu mingi muu koha, kuhu minna. Siin on palju lähedaid. Ma võtan kohe enda oma. Me ikkagist otsustasime siia ülesse tulla. Laps on kõhukotis. Ja lähme vaatame. No selles suhtes mega vaade on küll. Aga me ei ole isegi täitsa seal, kus me peaks olema. Nii, see peaks olema härja võitlusring. Ma eeldan, et see enam ei tööta. Pärast vaatame seda, fact-checkime. Cool. Seda. Et kui siia üritaks suvel üles saada, siis päris hull. Ja, mul natukene tekib kõrguse kartus, vaadates kui kõrgel me oleme. Muidu vaated on ägedad, aga mulle see üle ääre ei meeldi vaadata. Hirmus hakkab. Tulime sealt. All the way up here. Ja siis sealt läheb veel tee edasi. Ütle siin elada. See vist pigem on mingi hotellikas, aga... Äkki see on mingi pensionaat? Toon oma vanemad siia, kui nad vanaks jäävad. Ei saa kunagi enam tulla külla, et pole hirmu vaata. Ma ütlesin Madisele, et kui ma jõuan siia üles ja siin on keegi, kes kunsti müüb, siis ma tahan kunsti osta. Ja siin oli keegi, kes müüb 2 printi 10 euro eest, mis on super odav. Nii et ma ostsin Bosango art. Bosango, yes, okei. Thank you. Kogu selle tee tulla siis Gibralfaro lossi kindlusesse ja see tasuline on, aga noh, see ei olnud hullu. 7 euri oli siia sisse pääs, aga kui sa ostsid koos kõrval oleva selle kindluse või asjaga, siis oli 10 pilet ja 48 tundi kestab see pilet, nii et me võib-olla siis, kui me täna ei jõua mõlemat külastada, siis saame eripäevadel ja need ei ole omavahel ühenduses, et siis me saame neid eraldi külastada. Aga lähme vaatame. Põnev. Oba! Näeme teisele poole seda linna ka vaadet. Vaata seda linna. Me oleme praegult seal. See on see, kus me oleme. Siis siit läheb väike koridor. Siin on teine väike. See tundub siis üleval oli nagu kindlus ja all oli rahvas elas või? Ja siis siin on linnamüürid. Mega. Selles majas me ka käisime. Madis läheb sealt. Tee siis videosi. Ja siis sealt suure Hiina müüri otsa. Mina ei julge. Mulle piisab siit alt ka vaadata. See on vist ühtlasi siis see kõige kõrgem punkt sellel kindlusel. Kus siit terve linna nähti. Nii kõrgel on see. Siis kaitsti sellega
linna, aga vist vesi oli lähemal ka. Kui tulete, siis kindlasti näete neid mehi, kes teile vett maha müüa. Aga kui oma pudeli võtate, siis siin samas kohviku kõrval saab täitsa pudelit täita. Ei pea raha eest ostma ei nendelt meestelt ega ka mingist vending machine'ist. Saab täitsa tasuta. Ütlesin Madisele, et kui siia üles jõuame, siis siin on raudselt mingisugune kohvikoht ja et Madis tahab kohvi ja ma tahan jäätist, aga 3,80 eest. Ma ei tea, ma elan vist üle selle. Saan ilma jäätistega hakkama. 2,50 oli kohvi. Ja see on nende mõistes kallis, sest me oleme mingi turistikohas. Jäätis oli 4. Ai, see on crazy. Siit on näha siis seda nii-öelda koridori, mis läks Alcazaba või mis iganes selle nimi on. Siin on toredad kirjeldused, aga kõik on hispaania keeles. Siin ei ole ühtegi ingliskeelset teksti. Ja nii palju me aru ei saa. Ja alustame oma teekonda alla. Siin saab sellised tuk-tukid ka võtta ja tegelikult siin on bussipeatus. Kui ma õigesti tean, siis 35 buss käib siia üles. Paljud soovitasid, et tulla üles bussiga ja pärast alla jalutada, sest see on nagu väärt seda vaatamist ja nii on palju lihtsam, aga me vist jalutame nii üles kui alla. Ka selles suhtes oli väga lahe elamus vaadata. Aga sihukest vaadet ei ole nagu kunagi nii kõrgelt mäe pealt. Oli väga äge. Kui sa lahti lased lapse kärust, kui sa lahti lased, I will kill you. Alla, see on nüüd see Alcazaba, jah. Ja mulle meeldib, et siin on trepid ja see on siis nagu laugem tee, aga ikkagist on trepid. Kuigi ma saan aru, et kui siin vist vihma sajab, siis see on nagu hädavajalik. No, aga siin lihtsalt ei ole kuskil ratastool või nagu... Ja see on täiesti... Sa pead ise hakkama saama. See ei ole ainult see koht, see on igal pool niimoodi, et see... Aga lähme vaatame siis siin ka ära täna, sest me juba oleme siin ja siis vaatame, mis me veel täna jõuame. Kell on 3:30. Nii, küsisime siis sealt, kas on lifti ka, sest ma teadsin, et on lift ja tuligi välja, et on lift. Ja nüüd jalutame selle suunas. Tuleb lihtsalt kõige alla tulla ja vaatame, kas me saame siis käruga, sest sinna Alcazaba oli vist. Sinna oleks olnud väga crazy minna praegult selle käruga. Seal oli väga halb tee. Tundub, et oleme õiges kohas. Wow. Mööda sellist koobast siis on lift. Ja siis saab sinna ülesse. Mis sa ütlesid enne, et kui last ei oleks, siis oleks õhtul peol ja... Ai, no sa mainisid seda, et nii head lapsega, et sul on vankrid, sul nagu saab asju panna. Sul ei läheks vaja neid asju, kui sul last ei oleks, on ju. Seal me käiks mingit kultuuri nautimas, me käiks pidudel ja oleks väljas. Ja. Diskoteka. Vaadake, kes seal on. Ärme kaua vaata, tahab raha saada. Nii õhtu on juba. Ma ei usu, et Madis poes midagi filmis. Nii et ma näitan teile, mis ta ostis. Apelsinid või mandariinid? Mandariinid? 2 mangot. Ja et ma siis näitan ka, ma lihtsalt tõstan asju välja. 3 saia, sest meile meeldib teha võikusi kaasa. Siin on muidugi ülihea valgus. Banaanid. Mis asi see on? Kalapulgad. Vau, kalapulgad ja lapsetoit. Shrimp. Jäta see välja. Mis see on? Vau. Helitatakse. More guac, cheese. Ja uus jogurt. Väga hea saak. Palju läks? Mingi 30 ringis. See on ju väga norm. Siin on veel üks avokaado põhjas. Super töö. Madis tegi süüa yummy fried rice, shrimp, avokaado. No avokaado. Avokaado. Nii, mis probleem meil on? Jalad valutavad eilsest. Vot see on džungel. Aga ma ei tea, neid vist ei tohi, neid ei sööda. Nii, mis arvame? Wow! See lõhna, tunned lõhna.